Tere tulemast tagasi Matematori kanalile. Täna lahendame 2017 aasta riigieksamit laia kursuse esimest osa. Loodan, et tuleb huvitav, need on päris rasked, nii et vaata, kas suudad kaasa teha. Pane videole like, telli Matematori kanalit, kui sind need videod huvitavad ja kommenteeri oma mõtteid, arvamusi. Rohkem juttu polegi, alustame riigieksamiga. Nii, alustame esimese ülesandega. Klassikaline lihtsustage avaldis. Siin te peate lihtsalt otsima, kus te saate kasutada enda arvutamise abivalemeid. Siit me kohe näeme ära, et a-9, siit me saame selle välja kirjutada ruutjura -3, ruutjura +3. Nii, ja hakkame vaikselt tegema. Ma kirjutan juba a-9 siis välja, nii nagu ma olin kirjutanud siia ruutjur a-3, ruutjur a+3. Jagatud siis mis me siin teha saame? A ruutjur A + 3A. Klassikaline A sulgude ette, meil jääb ruutjur A + 3 ja me juba näeme, kuhu see läheb, on ju. Ruutjur A + 3. Nii, ja siis astmel -1 keerame ta põhimõtteliselt ümber ja me jääme siia, et meil üles jääb siia üles jääb A ja alla jääb 2. Ja nüüd hakkame taandama asju välja. A-d taanduvad kõik ilusti välja. Need taanduvad ka välja ja meil jääb ruutjur A-3 jagatud 2. Avaldis on lihtsustatud. Lähme teise alaülesande juurde, kus me peame leidma A väärtuse, mille korral on avaldise väärtus 6,5. Selle jaoks me teeme lihtsalt, et ruutjur A-3 jagatud 2 võrdub 6,5. Kõigepealt korrutame siis 2 läbi. Pardon siia ka. See teeb meil 13. Nüüd viime 3 siis paremale poole. Saame, et ruutjur A võrdub 16. Ehk A võrdub, võtame nüüd mõlemad pooled ruutu. Ehk A on meil siis 16 ruudus, mis on siis 256. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Nii, ja ülesanne number 2. Lahendage võrrand. Nii, astmetega on meil alati natuke keeruline. Siin üritame siis tegeleda ainult 2 astmetega. Nii, kirjutame siis 2 astmel x ja sulgude sisse jääb meil 2 astmel x korrutatud 2. Sest et kui me kasutame valemit, et a astmel m + n, siis see on sama, mis a astmel m korda a astmel n. -5 korda 2 astmel x pluss, nii, ja 96 oleks vaja saada siis 2 astmele. Nii, meil 2 astmel 4 on näiteks 16, 2 astmel 5 on 32 ja 2 astmel 6 on 64. Nii, 64-ga ei jagu, aga 32-ga ta jagub. Ehk 3 korda 32, aga 32 on 2 astmel 5, võrdub 0. Nii, kirjutame seda ümber uuesti, 2 astmel x. Kui meil on 2 korda 2 astmel x miinus 5 korda 2 astmel x, siis meil jääb siia 3 korda 2 astmel 5 miinus ka 3 korda 2 astmel x võrdub 0. Ja toome siis selle 3 välja, 3 korda 2 astmel x sulgudes 2 astmel 5 miinus 2 astmel x võrdub 0. Nii, ja siit me näeme, et meil tuleb 2 lahendit. x1 meil on 0 ja x2 on 5. Sest põhimõtteliselt me näeme, et kui 2 astmel 5 miinus 2 astmel x on 0, siis x peab olema 5. Ja nüüd siin võib olla võõrlahendeid. Selle jaoks peame kontrolli tegema. Paneme siis 0 siia võrrandisse, me saame 2 astmel 0, sulgudes 2 astmel 1 miinus 5 korda 2 astmel 0 pluss 96. Ja siin me juba näeme, et siit tuleb, see on 1, see on 2, see on 1, siit meil tuleb 1 korda sulgudes 2 miinus 5 pluss 96. Ja me näeme, et see teeb 93.
ja ta peaks olema, noh, see on siis näiteks vasakpool ja parempool võrdub 0, vasakpool ei võrdu parempool. Nii et see lahend meil ei sobi. Ma ei tea juhul, kui teid huvitab, siis ma vaatan Eurovisiooni siit kõrval samal ajal, nii et infoks. Ja proovime teise kontrolli teha, kui x2 võrdub 5, ehk siis 2 astmel 5 korrutatud 2 astmel 6 miinus 5 korda 2 astmel 5 pluss 96. Ja siin ma teen kalkulaatoriga 2 astmel 5 on meil 32, nii et 2 astmel 6 on 64 miinus 5 korda 2, 5 korda 32 on 160 pluss 96 sulgude sisse, mis meil jääb 64 miinus 160 pluss 96 ja võrdub 0. Jällegi vasak pool, parem pool võrdub 0, vasak pool võrdub parem pool. Et meie lõppvastus on x2 võrdub 5. Nii, ülesanne 3, lihtsustage avaldis. Siin me peame teadma trigonomeetria valemeid ja siis kui sa tead neid, siis kõik on väga lihtne. Nii, siinus 2x me saame välja kirjutada kui 2 siinus x koosinus x. Nii, jagatud ja siis kirjutame välja siinus alfa miinus beta valemiga on siinus pi koosinus x miinus koosinus pi siinus x. Nii, ja nüüd, kui te ei tea peast, siis näiteks võite võtta kätte kalkulaatori, panna siinus pi, saate, et see on 0, siis võite alati tegelikult võite üle kontrollida, ega see halba ei tee. Koosinus pi on -1. Nii, meil jääb üles jääb sama. Jagatud ja siis all, noh, see 0 taandab kõik meil välja ja alla jääb lihtsalt siinus x. Need me taandame välja. Ja vastus on 2 koosinus x. Ja üks asi, kuidas te saate neid siin alati kontrollida, siis nad kuidagi teevad niimoodi, et sa lihtsustad avaldise ära ja siis sa pead kasutama seda joonestamisel. Et no me näeme, et järgmises ülesandes me peame joonestama selle sama funktsiooni, mis me saime. Nii et me teame, et siiamaani meil kõik õige. Lähme teise alaülesande juurde. Nii, 2 koosinus x. Mis see muudab meil tavalisest koosinus x graafikust? See, et amplituud on 2 ühe asemel. Kõik muu jääb samaks. Nii, ja siin on, et joonestage funktsioon fx võrdub 2 koosinus x graafik vahemikus miinus pi kuni pi või siis miinus 180 kraadi kuni 180 kraadi ning leidke parameetri a kõik täisarvulised väärtused, mille korral on võrrandil fx võrdub a selles vahemikus täpselt 2 lahendit. Joonestame siis selle kõigepealt ära. Mul siin ei ole üks kõige paremad vahendid, mul ei ole ruudulist paberit, aga ma teen loominguliselt. Meil 0 siin, noh, vahet ei ole, kus ma selle 2 miinus 2 märgin, see on enam-vähem suvaline. Ja ma teen 90 kraadiste vahedega, nii et pi jagatud 2-ga, pi miinus pi jagatud 2-ga. Ja kuidas mulle neid meeldib teha on tegelikult, et ma panen näiteks selle koossinuse ise kalkulaatorisse sisse, siis ma tean, et ma ei tee vigu. Panin koossinus 0 on 1, aga kuna meil amplituud on 2, siis see on siin. Panen koossinus 90 kraadi on 0. Noh, ma tean, et ta läheb siit ka, kuna ta on sümmeetriline. Ja koossinus 180 kraadi on -1 või siis siin -2 ja sama läheb siin. Nii et niimoodi tuleb meil siia ja meid huvitab see vahemiks siin. Nii ja põhimõtteliselt, mis te siin tegema peate, on vaatama, et kui ma tõmban siia joone. Nii ja kui ma hakkan seda joont liigutama alla, siis me saame teada, et kas mingi väärtuse korral on meil 2 lahendit. Alates, kui me liigume siia graafiku peale, siis on alati 2 lahendit. Aga kui me oleme täpselt siin number 2 juures, siis ta on nagu puutuja rollis, nii et ta puutab 1 korra. Nii et funktsioon kohal 0 ei anna meile 2 väärtust, mis on võrdsed A-ga. Nii et see 2 ei sobi. Kui me liigume allapoole, siis mingi hetk me jõuame 1 peale ja funktsioon tõesti annab nii paremal kui vasakul me näeme väärtuseks 1. Siin ta annab 0
siin ta annab -1 ja nüüd kas ta annab ka -2, vaatame, me näeme, et see vahemik ei ole kaasa arvatud -pi ja pi, nii et -2 ei sobi siin, see on siuke triki koht. Kui meil oleks vahemik, et niimoodi antud, siis oleks see 2 ka -2 lahend, aga praegu meil on antud mitte kaasa arvatud, nii et see lahendite hulk, mis meil tuleb, on, et -1 on lahend, 0 ja 1. Ja need on siis A väärtused. Ja sellega on meil 3. ülesanne lahendatud. Ülesanne 4. Ajakirjas oli ristsõna, mille õigesti lahendajad osalesid 4 ühesuguse auhinna loosimises. Oma lahenduse saatis 250 erinevat inimest. 94% lahendustest olid valed. Mitme lahendaja hulgas loositi 4 auhinna saajat. Hästi lihtne. Me teeme lihtsalt 250 korda siis õiged lahendused 0,06 võrdub 15. Esimene alaülesanne lahendatud. Me teeme, et kuna 94% lahendasid valesti, siis vastastõenäosus on, et 6% lahendasid õigesti. Ja korrutame sellega läbi, saame, et 15 inimest osalesid siis auhinnaloosis. Mitmel erineval viisil võis õigesti lahendanud vahel jagada 4 auhinda. Kombinatsioon, meil on jagada 4 auhinda 15 inimese vahel. Ja no, kas te mäletate kombinatsiooni valemit, siis kirjutan teile valemi siia ette. Nii, ja selle valemi põhjal või kalkulaatoril teil on ka siuke funktsioon tegelikult arvatavasti olemas, nii et saate ka nii teha. Aga teeme siis 15 faktoriaal jagatud 11, 4 ja 11 faktoriaal. Ja vaatame, mis see meil teeb. See teeb 1365. Ja see on kogus, mitu viisi oli võimalik jagada need 4 auhinda ära. Ja sellega on teine alaülesanne lahendatud. Ja 3. Kui suur oli tõenäosus õige lahenduse korral auhinnast ilma jääda? Nii, 4 inimest 15 said auhinna, mis tähendab, et 11 15 ei saa auhinda. Ja see on enam-vähem 0,73 ja kordab. Ja sellega on meil 3. alaülesanne ka lahendatud. Minu meelest hästi lihtne, aga samas testib teadmised ära. Väga hea. Ülesanne 5. Lahendage võrratus. Nii, võrratuse lahendamine. Ma kirjutan selle siia välja. X ruut sulgudes X miinus 4. X pluss 2. X on võrdne 0. Nii, me näeme siit ära, et X ei tohi võrduda -2. Jätame selle meelde ja vaatame nii. Nimetajas me leiame, et X1 ja 2 on 0. No kõigepealt me leiame 0 kohad. X3 võrdub 4 ja siis nüüd lugejast me võtame ka võrdub -2, aga see funktsioon ei tohi kunagi -2 olla. Tuleb meelde jätta, sellepärast ma kirjutasingi välja selle ka. Märgime kõik need siia. 2 korda 0 jaoks, 1 kord 4 ja siis ma teen siia niimoodi augu -2, et ta ei tohi see olla, siis me ei unusta ära ka. Vaatame X-i suurimat astet, näeme, et siit tuleb positiivne, alustame tõmbamist paremalt ülevalt. Siit ta põrkab ja läheb niimoodi. Ja nüüd on küsimus, et millal ta on väiksem või võrdne kui 0. Siis see ala kõik siin on okei, välja arvatud siis -2, mis me enne tegime. Nii et me teeme -2 kuni 4 kaasa arvatud. Ja ongi, nad testivad, et kas te teate, et lugeja ei tohi võrduda 0-ga või mitte. Esimene alaülesanne lahendatud. Ja teine alaülesanne. Kas võrrandil 2 log 3 x pluss 2 võrdub 2 pluss log 3 4 on lahendeid, mis kuuluvad alaülesandes 1 antud võrratuse lahendite piirkonda. Ma kustasin selle küll ära, aga ma kirjutan selle siia uuesti välja. Ja vaatame, mis lahendid nüüd siin tulevad. 2 log 3 x pluss 2 võrdub 2 pluss log alusel 3 4. Nii, ja alati nendes ülesannetes meil on vaja kõik viia logaritmidesse, aga selleks on meil vaja teada valemit, sest et nüüd me tahame logaritm alusel 3
võrdub 2. Aga mis siin olema peab? Siin peab olema 9. Sest et noh, miks see töötab, on ju? Logaritm 3 kolmest ruudus, saame selle siia ette tuua ja logaritm a võrdub 1 alati. Ja siis 2 korda 1 on 2. Põhimõtteliselt tuleb sellest. Ja me saame selle 2-ga siia üles viia. Ja kirjutame nüüd kõik uuesti välja. Logaritm alusel 3 sulgudes x pluss 2 ruudus võrdub siis logaritm alusel 3 9 pluss logaritm alusel 3 4. Nii, jällegi logaritmi valemid, logaritm alusel 3, selle ma jätan samaks praegu. Võrdub siis, nüüd me peame need korrutama läbi, sest et kasutame lihtsalt logaritmide liitmise valemit. Logaritm 36 ja nüüd me saame logaritmid ära kaotada ja meil jääb x pluss 2 ruudus võrdub 36. Teeme ruudud lahti, x ruut pluss 4x pluss 4 võrdub 36. Ma jätkan siin paremal pool. X ruut pluss 4x miinus 32 võrdub 0. Nii, ja lahendame ruutvõrrandi. Miinus 4 pluss miinus ruut juur 16 pluss 128. Nii, vaatame, et 128 pluss 16 võrdub 144, ruut juures 144 on 12 pluss miinus 12 jagatud 2-ga. Nii, siis x1 võrdub miinus 4 pluss 12 on 8, 8 kahendikku või 4 ja x2 on miinus 16 kahendikku või miinus 8. Nii, ja me näeme, et x1 võrdub 4, see jääb siia vahemikku ja miinus 8 ei jää vahemikku. Nii et vastusest te peate selle välja kirjutama, ma praegu ei hakka, pole mõtet, aga eksamil kirjutage välja. Ja 5 on tehtud. Ülesanne 6. Kõvertrapetsid K piiravad jooned y võrdub x ruut miinus 4x pluss 6, y võrdub 1, x võrdub 1 ja x võrdub 4. Joonestage ja viirutage kõvertrapets K. Nii, võlusin siia koordinaatteljestikku. Teil on eksamil see antud. Nii, ja joonestame need jooned siia. Nii, x võrdub 1 on hästi lihtne teha, sest meil on vaja teha sirgejoon siit siia. X võrdub 1. X võrdub 4 samamoodi. Teeme selle siia. Nii, y võrdub 1 sama. Ja nüüd meie tore parabool. Ja kuidas mina seda joonestaks, on, et noh, muidugi te võite arutada nullkohad ja siis edasi minna. Aga ma olen enam-vähem kindel, et see joonestamine on siin suht lihtne, nii et kuidas mina teeks x, y ja enam-vähem me näeme, et noh, x 1-st 4-ni peab need, on kõige olulisem need välja arvutada. Ja lihtsalt kalkulaatoriga paneme sisse, esimene on 1 miinus 4 pluss 6, jep, nagu arvasin täisarv, teine on 4 miinus 8 pluss 6, kolmas on 9 miinus 12 pluss 6. Nii, ja see läheb 6. Ja siit me tegelikult näeme ära, et haripunkt kukub siia 2 peale. Täpselt, no kuna parabool on sümmeetriline ja me siin näeme, et me näeme sümmeetrit, et kui x oleks 0, siis y oleks 6. Aga haripunkt meil kukub siia. Kui x on 3 või 1, siis y on 3. See tuleb meil siia, siia. Ja kui x on 4, siis see on 6 ehk siia ja siia. Ja põhimõtteliselt niimoodi me saamegi selle parabooli siia ära joonestada. Et see ei ole mingi täppisteadus, et tehke see ära ja ongi kõik. Ja nüüd viirutage kõvertrapets. See ala siin on meie kõvertrapets. Ja selle pindala tuleb leida. Ma kirjutan siia ka. Ja arvutage pindala.
enam-vähem hästi sujuv ülesanne. Nüüd me peame võtma lihtsalt integraali 1-4. Nii, ja siis siin on kahte moodi võimalik teha. Kas te võtate integraali siis paraboolist ja lahutate pärast selle y võrdub 1 alla jääva ala või te teete siis kohe niimoodi, et te kirjutate x ruudus miinus 4x pluss 6 miinus 1, sest et põhimõtteliselt te lahutate f x1 miinus f x2 ja noh, ehk see on nagu x ruut miinus 4x pluss 6 miinus y võrdub 1 miinus 1. Nii, kirjutame võrdub, me saame natuke lihtsustada seda. Nii, jätame tx otsa ka alati. Kirjutame võrdub. Me saame natuke lihtsamaks teha x ruut miinus 4x pluss 5 tx ja arvutame selle välja. X kuup jagatud 3 miinus, see ütleb 2x ruut pluss 5x 4, 1. Nii, ja ma panen siia alla, sest see läheb päris pikale meile. 4 astmele 3 on 64 jagatud 3 miinus 4 korda 4 korda 2 on 32 pluss 20 ja nüüd miinus 1 kolmandik pluss 2 miinus 5. Nii 64 jagatud 3 miinus 32 pluss 20 miinus 1 kolmandik pluss 2 miinus 5 võrdub 6. Ehk siis S võrdub 6 ühikut ruudus. Ja sellega on meil ülesanne 6 lahendatud. Nii, ja lähme nüüd esimese osa viimase ülesande juurde, ehk ülesanne 7. Seda ülesannet ma isegi mäletan, et ma olen seda lahendanud, sest et see kujund on hästi nagu kuidagi tuleb meelde. Igatahes, ärimees peab lendama Tallinnast Sofiasse, mis asub Tallinnast 1860 kilomeetri kaugusel. Täiendame kohe joonist, siis on hea tore. 1860. Otselend Tallinnast Sofiasse sellel kuupäeval ei toimu ja ärimehel tuleb lennata ümberistumisega kas Münchenis või Kiievis. On teada, et Tallinna ja Kiievi vahemaa on 1060 kilomeetrit ja nurk Kiievi Tallinna ja Kiievi Sofia lendude vahel on 126,9 kraadi. 126,9. No läks veits lappama. Arvutage Kiievi ja Sofia vahemaa. Vastus andke täpsusega 10 kilomeetrit. Nii, koossinus-teoreemiga on seda raske teha, sest et A tuleb siia koossinus-teoreemi 2 korda. Siis teeme siinus-teoreemiga. No siinus-teoreem on sellisel kujul. B jagatud siinus beta. Kõigepealt me leiame nurga, mille ma tähistan beta ja siis me saame arvutada nurga, mis on alfa. Nii. 1060 jagatud siinus beta võrdub 1860 jagatud siinus 126,9. Nii, siit tuleb edasi. Siinus beta võrdub 1060 jagatud 1860 kordatud siinus 126,9. Vaatame, mis see teeb. Nii, ja siis beta võrdub 27,1 kraadi. Mis meil alfa teeb? Alfa võrdub 180 kraadi miinus 126,9 kraadi miinus 27,1 kraadi võrdub 26 kraadi. Nii. Ja sellega saame nüüd arvutada A, sest et meil on A jagatud siinus. Alfa võrdub, ma kasutan seda originaalset, ütleme siis näiteks C jagatud siinus gamma. A võrdub C korda siinus alfa jagatud siinus gamma. Vaatame, mis see teeb.
nii, ja mul see teeb ligikaudu 1019,6, aga kuna me peame 10 kilomeetri täpsusega ühendama, siis see teeb 1020. Ja sellega on see esimene alaülesanne lahendatud. Märgin ka joonisele. Nii ja teine alaülesanne. Kui lennata Müncheni kaudu, siis tuleb kõigepealt lennata 1520 kilomeetrit Münchenisse ja sealt edasi 1100 kilomeetrit Sofiasse. Arvutage Müncheni ja Kiievi vahemaa. Nüüd on meil küsitud siis seda siin. Nii, seda me saame teha koosinusteoreemiga, aga esmalt oleks meil vaja näiteks tähistame thetaga see nurk leida. Ja teeme täpselt samamoodi, nagu me enne tegime. Meil on vasakpoolses kolmnurgas kõik küljed antud, saame kasutada koosinusteoreemi, ma kirjutan selle siia välja. Nii, ja siit me tahame leida siis koosinus teetat. Ehk see teeb A ruut pluss B ruut miinus C ruut jagatud 2AB-ga võrdub koosinus theta. Ehk vaatame, mis theta võrdub. C on siis meil siin olukorras 1520, et see on oluline. Ja mina saan, et theta on ligikaudu 54,8 kraadi. Ehk see nurk siin meil on beta pluss theta võrdub 54,8 pluss 27,1. 81,9 kraadi. Ja nüüd samamoodi kasutades koosinusteoreemi saame leida Müncheni ja Kiievi vahelise kauguse. Ehk et see võrdub ruutjuur A ruut pluss B ruut miinus 2 AB koosinus beta pluss theta. Ja teen kalkulaatoriga, vaatame, mis see teeb. Nii, ja mina saan, et see on 1390,7, aga me ümardame 1390, kuna 10 kilomeetri täpsusega. Nii, ja sellega on meil esimene osa lahendatud. Aitäh, et vaatasid Matementer riigieksami videot, et ma olen nüüd natuke enne riigieksamit üritanud põhimõtteliselt kõik modernsed riigieksamid ehk siis peale 2014 ära lahendada. Teine osa tuleb ka, ma üritan homme selle välja panna, nii et kui valmistud eksamiks, tee need kaasa, alati aitab, mida rohkem sa lahendad, seda parem tõenäosus sul kõrge hinne saada on. Aga ega midagi, jäta videole like, telli Matementer kanalit ja mis peamine, ära stressa. Tšau, tšau.